Tere tulemast kuulama Ära Närtsi podcasti järgmist episoodi. Mina olen Lisette, teispool lauda on minu kaassaatejuht Ülle. Tere! Ja täna piilume natuke rohkem taimede sisse, räägime teadusest ja proovime aru saada, mida taimed tunnevad. Seda maailma oleme kutsunud mõtestama taimegeneetik Hanna Hõraku. Tere, Hanna! Tere, suur rõõm siin olla! Jaa, et täna me tõesti siis räägiksime natukene, kuna on selline ilus suvi, juuli keskpaik ja aiatööd, ütleb, et kibekiire aeg on kõigil mööda läinud ja inimesed saavad natukene filosofeerida ja mõelda ja vaadata siis, et mida siis Eestis teadustööga on, mis siis toimub nagu teadlaste tegemistes, et alustuseks äkki siis Hanna, ole hea, äkki sa avad pisut natuke oma tausta, sest tegemist on ju, sa oled taimegeneetik, et kuidas sinust sai taimegeneetik ja mis on siis need uurimissuunad, millega taimegeneetik tegeleb? Hea meelega. Et ma teadsin juba üsna noore seas, et mind huvitab keemia ja ma tahan töötada laboris. Aga kui ma olin keemiaga gümnaasiumis päris palju tegelenud, siis ma sain aru, et keemias on ikkagi nagu vähem elu sees kui bioloogias. Siis ma leidsin, et minu ala võiks olla selline molekulaarbioloogia. Et seal on natuke keemiat, aga elu on ka rohkem sees. Ja siis alguses ma uurisin baktereid, aga mingil hetkel nad ei motiveerinud mind enam ja otsisin uut väljakutset ja niimoodi pooljuhuslikult kursusõe kaudu sattusin taimebioloogia uurimisrühma tegema oma magistritööd. Ja siis see oli minu jaoks väga inspireeriv, sellepärast, et ühest küljest ma sain ikkagi tegeleda molekulide ja geenidega ja kõige sellega, mis mind huvitab, kõik need väiksed asjad, mis on organismide sees, aga mis oli hästi lahe, oli see, et ma nägin oma organismi. Et enam ei olnud lihtsalt läbipaistvad vedelikud ja pisikesed organismid, keda sa näed ainult väga suure suurendusega, vaid sa tõesti said taimele otsa vaadata ja tihtipeale juba peale vaadates aru, et okei, tal on nüüd midagi viga. Ja siis on väga huvitav välja selgitada, et miks ta siis selline on, nagu ta parajasti on. Ahaa, et siis ühesõnaga sinu siis põhilised suunad ongi, et vaadata, et mis siis taimel viga on. Et see on nüüd see suund, mis on ka meie koduaia inimeste, kellel on taimed, kes kasvatavad kas köögivilja või marjapõõsad või iluaeda, siis ikka üks suur küsimus on neil kõigil, et mis siis on sellel taimel viga, miks see leht kollaseks läks, miks see leht maha kukkus, miks need servad pruunistuvad ja nii edasi. Et millised muidu taimegeneetiku tööpäevad on, ütleme, aastaringselt, et on välitööd, on laboritööd, aga kuidas need aasta jooksul nagu siis kalendriaastas siis nagu kujunevad, et kui meil aednikel on kevad on hästi kiire, suvi on selline ka kiire, sügis on ka kiire, talv on ainult puhkamise aeg, et kas siis taimegeneetikul on samasugune tsükkel? Enam-vähem, aga eks ta natukene sõltub ka ja sõltub väga palju ka ülikooli tsüklist, sest et ülikooli semestrid ja õppetöö mõjutavad ka päris palju seda graafikut, kuna ma töötan ülikoolis ja on ka õppetöö ja üliõpilaste juhendamine. Aga ütleme niimoodi, et põhiliselt see looduse tsükkel mõjutab neid natuke vähem, sellepärast et meie nagu peamine uurimisobjekt ei ole selline taim, keda enamik inimesi oleks teadlikult kohanud. Tema nimi on harilik müürlook. Ta kasvab küll ka Eesti looduses, aga ta on võrdlemisi väike ja silmatorkamatu. Ja laboris me põhiliselt uurime teda, sellepärast, et teda on juba 25 aastat uuritud, tema genoomi järjestus on pikalt teada, mis tähendab seda, et ta on hästi hea tööriist. Et selgitada välja selliseid põhimõtteid, et kuidas taimes mingid protsessid toimivad. Et näiteks missugused geenid on tähtsad selleks, et taim reageeriks kuidagi mingitele keskkonnatingimustele adekvaatselt, et ta oskaks stressitingimustes hästi hakkama saada. Või näist meie vaatepunktist, et missugused geenid mõjutavad taimede õhulõhe teket ja nende avanemist ja sulgumist. Aga meil on ka koostööprojektid Jõgeval sordiaretajatega Maaelu teadmuskeskusest ja hetkel meil ongi üks ühine projekt, mille raames me üritame siis välja selgitada, kuidas need asjad, mida me laboris uurime, ehk siis erinevad taimede õhulõhede tunnused, kas ja kuidas need võiksid olla ka praktikas saagiga seotud, näiteks põllul, teraviljade puhul, nisu või odra puhul või ka kasvuhoones näiteks tomati puhul. Ahaa. Mina tahaksin kohe täpsustada, et äkki sa natukene räägid õhulõhedest meile, et üleüldse, et siis kuna see on juba mitu korda läbi käinud, et kus nad taimes paiknevad, mida nad teevad üldse taimes. Kas nad on kõikidel taimedel? Ja õhulõhed on väga huvitav teema ja nad on minu kõige lemmikumad rakud taimedes ja nad on ka üsna hästi jälgitavad ja väga ilusad, nii et ma tõesti soovitan inimestel teha nagu otsing, et milline näeb välja taime õhulõhe, sellepärast et see on nagu läheks kunstinäitusele, et nad on eri taimedel väga erinevad ja näevad tõesti ka kaunid välja, kui nad mikroskoobi alla panna. Aga nad on taime jaoks ka hästi-hästi tähtsad, sellepärast et õhulõhed põhiliselt nad on taimede lehtedes, rohelistes fotosünteesivates osades ja õhulõhe kaudu läheb siis taime sisse süsihappegaas, millest taim ehitab üles orgaanilise aine
ehk siis kogu taimekasv tegelikult sõltub sellest, et ta saaks seda süsihappegaasi kätte ja saaks fotosünteesida. Aga selleks, et see süsihappegaas saaks sisse, peab õhulõhe olema lahti ja samal ajal läheb siis õhulõhede kaudu taimest välja ka vesi, mis on ühest küljest hea ja ühest küljest halb. Et hea on ta sellepärast, et kui vesi läheb lehest välja, siis see tekitab transpiratsioonivoo, mis tähendab seda, et see võimaldab liikuda veel läbi taime mullast lehtedesse ja siis taimest välja. Ja see on hästi tähtis selleks, et taim saaks mullast toitaineid kätte. Ehk siis kui see õhulõhede kaudu vee väljumine taimest ei toimi, siis tegelikult ka toitainete omastamine on kehvem. Aga samas, kui me räägime siis oludest, kus vesi on piirav, eks ole, siis see vee kaotamine õhulõhede kaudu võib taimele olla jällegi väga kulukas ja põuatingimustes võib põhjustada taime varasemat närtsimist. Nii et see õhulõhede tasakaalustamine, avamine, sulgumine on taime jaoks hästi tähtis, et määrata siis see tasakaal süsihappegaasi omastamise fotosünteesi vahel ja vee kaotuse vahel. Aga kuidas taim aru saab või kas tal on siis mingist sorti teadvus, et mis hetkel ta õhulõhed kinni paneb, millal ta need lahti teeb, et või kus tal see tunnetus, mille järgi ta siis seda reguleerib? No ma seda päris teadvuseks ei nimetaks, aga kindlasti taimed on organismid, kes on võimelised reageerima oma keskkonnale. Ja kui nüüd minna sinna väga rakkude sisse, eks ole, siis taimede sees on erinevad molekulid, mis siis tunnevad ära muutusi taime keskkonna tingimustes. Et näiteks on olemas valgusretseptorid, mis siis saavad aru sellest, et kas leht on parajasti valges, eks ole, või ta on pimedas. Ja need valgusretseptorid on hästi tähtsad selleks, et määrata siis õhulõhede avanemist või sulgumist, sest fotosüntees saab toimuda ainult valges, eks ole, valgust on vaja, et fotosüntees saaks toimuda, siis on tähtis teha õhulõhed lahti. Pimedas on mõistlik panna õhulõhed kinni, sest fotosüntees niikuinii ei toimu, et mis seda vett siis kulutada. Et analoogselt on erinevate teiste tingimuste jaoks olemas ka taimel erinevad retseptorid. Et näiteks temperatuuri tajumine, õhuniiskuse tajumine, mullaniiskuse tajumine, süsihappegaasi kontsentratsiooni muutuste tajumine, kõik sellised asjad. Kas palja silmaga on ka seda võimalik nagu näha, et õhulõhed on lahti, õhulõhed on kinni? Päris palja silmaga ei ole, kuigi üldiselt mida suuremad lehed, seda suuremad on ka õhulõhed, nii et juba lihtsa valgusmikroskoobiga on tegelikult võimalik neid õhulõhesid vaadata. Aga kaudselt saab võib-olla hinnata seda, mida õhulõhed teevad ka nagu selle kaudu, mida see taim üldiselt teeb, eriti kui on tegemist olukorraga, kus siis näiteks on veepuudus, eks ole. Et kui me näiteks näeme, et taim on longu vajunud ja samal ajal on ka näiteks õhk on kuiv ja muld on kuiv, siis see üldiselt, kuigi me otse seda ei näe, siis see on märk sellest, et ka õhulõhed on ilmselt taimes läinud kinni, sellepärast et on vaja parajasti vett kokku hoida. Aga kui on ülekastmine liigniiskus, millega me siin nüüd eelmisel suvel rinda pistsime, eks ju, et siis on tegelikult tihti taimedel täpselt samasugused tunnused. Lehed lähevad longu. Ja muld on samal ajal niiske. Muld on niiske, eks ju, toalilledega tihti inimestel juhtub sellist asja, et ka liigniiskusel ta paneb siis õhulõhed kinni. Seal on pigem küsimus mitte enam nagu otseselt õhulõhede sulgumises, vaid pigem selles, et see närtsimine väljendab siis seda, et taimedest on kadunud ära rakurõhk ehk turgor. Rakurõhk tuleneb sellest, et rakkudes on vett ja kui see vesi hakkab mingi hetk otsa saama, siis eks ole, taim närtsib ära. Ja see juhtub ka näiteks erinevate haiguste ja liigniiskuste puhul sellest, et siis, kui taim ei saa enam juurtega vett hästi kätte, sellepärast, et näiteks juured on ära mädanenud või ei toimu korralikku vee liikumist, siis sellest johtuvalt, kuna maapealsetest lehtedest ikkagi vesi mingil määral laurub, siis üks hetk see vesi saab sealt otsa või teda jääb liiga väheks ja siis need lehed lähevadki longu. Selles mõttes, et sa muudkui kastad, aga taim muudkui närtsib. Sest ta ei saa seda vett tegelikult kätte. Ja. Et see on... Aga õhulõhede kohta veel, et kas nad paiknevad siis taimelehes igal pool või on neid rohkem allküljes või pealpool või kus kohas nad? See on lehe mõistes on. Ja see on minu kõige lemmikum teema, sellepärast, et aastakümneid on siis arvatud, et õhulõhed üldiselt lehtedes on ainult lehe alaküljel ja et see ongi nagu hästi tähtis, sest et alaküljel nad on siis varjastatud liigse päiksekiirguse eest, liigse kujuvuse eest, et siis taim justkui kaotaks vähem vett, aga samas õhulõhe saab teha oma tööd süsihappegaasi omastada. Aga nüüd viimastel aastatel on nagu hakatud rohkem tähelepanu pöörama ka sellele, et tegelikult väga paljudel taimeliikidel on õhulõhed lehe mõlemal küljel, ka üleval küljel. Ja et kuidas need õhulõhed sinna üleküljele tekivad, miks nad osadel liikidel on ja osadel ei ole, no mis on nende tähtsus taime jaoks või kasu ja hind, see on asi, mis on tegelikult nagu väga-väga ebaselge. Samas väga paljudel liikidel, keda me just kasvatame inimesed, eks ole, toidu jaoks, näiteks kui me räägime teraviljadest põllul, ka paljud köögiviljad nagu tomat näiteks, neil on tegelikult õhulõhed mõlemal leheküljel. Ja tegelikult me ei tea üldse eriti palju sellest, et kuidas see erinev õhulõhede paigutus võiks olla ka tähtis saagi jaoks.
ja, et no võt siin jõuamegi tegelikult see tomati näide on nagu väga hea, minu meelest on tomat üks tänuväärne taim, kes oma lehega päris palju räägib sinuga, et kui sa lähed kasvuhoonesse, vaatad, et kui tal on ilusti lehed laiali, siis on tal kõik hästi, aga kui ta tõmbab lehed rulli, siis on tal mingi probleem, kas tal on liiga vähe vett või et noh, et tema nagu kohe näitab oma lehe pinnaga ära, et mis talle sobib, mis talle nagu ei sobi, aga samas on tomat jälle ütleme koduaias, noh teda kasvatavad paljud, aga vaatamata sellele ikkagi üks keeruline taim, et kuidas teda kasta, eks ju, et inimesed ei tea, kui palju kasta, kas tihti, harvem, millal ikkagi hommikul või õhtul, et kas see nagu ütleme õhulõhedest rohkem teadmine annaks ka seda vastust, et millal ma nagu hooldan ja kastan ja tegelen selle taimega. No, veel korraks laiendaks su küsimust, et nagu mul juba keelel tükk aega on olnud, et kas siis näiteks kuumal päikselisel päeval, et kui sa rääkisid, et õhulõhed on nagu reageerivad valgusele ja taim teeb õhulõhed lahti, kas siis näiteks kuumal päikselisel päeval, kui näiteks tomat teeb oma õhulõhed lahti, kas siis see kuumus ja see ei mõjuta siis halvasti või ei mõju halvasti või otsene päikesepaiste sinna, kui on õhulõhed avatud? Kas ei oleks mõistlikum kinni panna need kuumal päeval? See on hästi hea küsimus ja tegelikult sellel ei ole väga ühtset selget vastust, sest tundub, et see nagu õhulõhede temperatuuri vastus on hästi keeruline ja see sõltub väga palju sellest, et mis on temperatuur ja kaua see kestab. Sellepärast, et jah, sul on täiesti õigus, eks ole, et kui potentsiaalselt veekaotus on suurem, sellepärast, et on palav või on väga tugev päikse intensiivsus, oleks mõistlik õhulõhed kinni panna ja tegelikult on olemas ka selle kohta tõendeid, et on olemas selline asi nagu keskpäeva depressioon, ehk siis põhimõtteliselt keskpäeval paljud taimed panevad õhulõhed kinni just selle mõttega, et säästa vett. Aga seal on see konks, et määrab see, et mis see temperatuur on ja kaua ta kestab, sellepärast et selleks, et leht saaks normaalselt füsioloogiliselt funktsioneerida, lehe temperatuur ei tohi ületada mingit mõistlikku taset. Ja lehe temperatuuri hoidmiseks või lehe jahutamiseks on hästi tähtis, et see vesi saaks seal lehest auruda, sest see jahutab seda lehte. Ja sellepärast tegelikult palavaga, eriti kui see kestab pikalt, siis taimed ikkagi hoiavad õhulõhesid lahti, sellepärast et muidu lihtsalt leht kuumeneks üle. Aga näiteks siis tomatit keskpäeval kasta hästi kuuma ilmaga, kas see on siis pigem nagu soovitatav või mitte, kui on hästi kuiv periood, tomat on mul hästi kuival, et kas ma peaks taime häirima üldse või ei peaks? Kui ei ole väga kuum, siis ma pigem vist ei torgiks ja pigem kastaks võib-olla hommikul või õhtul. Aga kui on siis nagu selline olukord, et mullavesi ka juba on väga piirav, eks ole, siis võib-olla selleks jahutamiseks ja mingi hetk muutub oluliseks, sest et see temperatuuristress, ma saan aru, tomatitel on väga oluline, eriti ka viljumiseks. Mis on teine huvitav teema on see, et õhulõhed ei ole ainult lehtedel, vaid nad on tegelikult ka õidel ja viljadel. Ja arvatakse, et just nagu selle saagi saamiseks, mis inimesi tihti huvitab, eks ole, ja tomati puhul ka viljastumiseks näiteks, on tegelikult hästi oluline just see nagu õie osade jahutamine. Ja seal nendel õhulõhedel võib ka olla väga tähtis funktsioon ja see on jällegi asi, mis on jõudnud inimeste teadvusesse võib-olla suhteliselt hiljuti, et sellest me teame nagu teaduslikus mõttes vähem, et kas need õhulõhed käituvad samamoodi nagu need, mis on lehtedes, kui palju neid on, kus neid on, kas need erinevad näiteks sortidel, kellel on erinevad saagikused, temperatuuritaluvused, kõik sellised asjad. Ja tomati puhul olen kuulnud küll, kui öeldakse, et kui on liiga kuum, siis nad ei hakka viljastuma, et lihtsalt see protsess nagu sulgub tema jaoks, et kuigi me teame, et tomat armastab nagu kuuma ja sooja, aga jah, et teatud piirist üle minna, see on palju, aga see jahutamine siis põhimõtteliselt kodutingimustes võiks siis, et sa lihtsalt, ma ei tea, kastad kasvuhoones seinu või kuidagi nagu jahutad seda õhku seal või kuidagi kas õhuniiskus käepärased vahendid, jah, et kas selline kas õhuniiskus ka nagu on oluline? Ja on kindlasti, et õhulõhed reageerivad väga palju õhuniiskusele, et kui õhk on kuiv, siis õhulõhed lähevad üldiselt kinni ja niiskes nad avanevad, nii et üldiselt kõrgem niiskus võiks olla hea, aga sealt kohe tekib, eks ole, konks sellega, et igasugune kõrgem niiskus on alati igast haigustekitajatele jällegi väga meeldiv, et seal kuskil peab siis selline vahepealne piir olema. Eks tootjad ikkagi väga vaatavad seda, siin näiteks Tartuski on see Grünefee, kes kasvatab kurki, siis nendel on see väga täpselt paigas, et millal on need kastmised, mis need temperatuurid on, eks ju, selleks, et saada seda maksimumsaagikust ja kuidas siis seda sama, et ta maksimaalselt siis seda süsihappagaasi sealt omastaks, eks ju, et seda saaks saada, et selles mõttes, ütleme selliste tippkasvuhoonetes on see ikka hästi-hästi paika pandud. Et aga koduaias, et selline teadmine on igal juhul hea,
et mõtestada enda jaoks seda taime käitumist ja kuidas ma siis hoolitsen selle taime eest, eks ju, et mis on siis selle taga, meil on võib-olla paljuski endal need sellised vanaemalt saadud tarkused, et kas ta hommikul või õhtul, ära kas ta päeval, eks, et aga miks siis on ju, et noh, et sellest nagu niimoodi aru saada, et aga nüüd sellest, seesama see keskkonna, ütleme, et kui palju siis taim nagu seda keskkonna stressi tunnetab või kuidas te seda nagu uurite või kuidas üldse vaadata, mis meetodid selleks on, et need keskkonna mõjud nagu taimedele, et kuidas, kas te uurite neid ja kas saab neid uurida ja mis vahenditega, milliste taimede peal ja? Ikka saab jah, et kui me teeme väga kontrollitud katseid, kus me tahame näiteks teada, et kuidas mingi konkreetne keskkonnamõjur mõjutab taimi või kuidas näiteks mingi konkreetse geeni muutus seda protsessi võiks mõjutada, siis seda me üldiselt teeme labori tingimustes, kontrollitud tingimustes, et meil on selleks siis taimekasvukapid, kus me saame siis määrata, eks ole, mis on see fotoperiood, valgusintensiivsus, õhuniskus, temperatuur ja põhimõtteliselt on meil võimalik siis testida, eks ole, et kui me muudame ainult ühte faktorit näiteks, et mis siis juhtub ja sellised katsed me tihtipeale ka teeme. Aga seal muidugi tekib see konks, et eks ole, sellises süsteemis me alati lihtsustame, et me küsime näiteks, et mis juhtub, et kui me tõstame temperatuuri 10 kraadi, aga muid asju ei muuda. Aga eks ole, looduses, kui me tõstame 10 kraadi temperatuuri, samal ajal ka õhk läheb kuivemaks, et juhtub palju asju paralleelselt. Et see ongi siis nagu see, et teadlase soov on saada teada, et kuidas see protsess töötab ja siis me lihtsustame selle võimalikult ära, et me saaks korraga ühte faktorit muuta ja näha, mis on selle faktori mõju. Aga tegelikult see, kuhu see teadus nagu liigub ja eriti nüüd kliimamuutuste tingimustes, mis on hästi oluline, on see, et siis saada aru, kuidas taim reageerib sellele, kui paralleelselt juhtuvad mitu asja korraga, eks ole. Et kui muutuvadki korraga temperatuuri ja õhuniskus, mis selle taimega siis juhtub. Ja meie tüüpiliselt siis vaatame, et mis juhtub tema õhulõhedega, et kas ta muudab seda, palju neid tekib, kas ta muudab seda jaotust, et kui palju ta tekitab neid lehe ülemisele või alumisele küljele ja noh, kas siis seda, et kuidas nende õhulõhede reaktsioonivõime on, et kas nad reageerivad näiteks kiiremini või aeglasemalt, kui keskkond muutub. Aga see, kas taim siis ise suudab neid juurde tekitada ja ära kaotada või on tal nagu näiteks kui see tomat on siit läbi käinud, et tomatil on kindel arv alati õhulõhesid ette määratud, et ta sünnib oma õhulõhedega või need muutuvad siis aja jooksul või kuidas sellega on? Need muutuvad jah, et taim on oma arengus väga plastiline. Muidugi nad ühes lehes, mis on juba tekkinud, eks ole, seal nad ei muutu, et seal taim kontrollib selle lehe aktiivsust. Täiskasvanud lehes, et ta kontrollib õhulõhesid või veekaotust põhiliselt sellega, et kui palju õhulõhed kinni või lahti on. Aga kui ta hakkab uut lehte kasvatama, siis sõltuvalt sellest, mis tema keskkonnas toimub, sellel uuel lehel võib olla vähem või rohkem õhulõhesid ja võib-olla ka muutunud see, kuidas nad on paigutunud. Et üks asi, mis tomati puhul ongi näiteks väga huvitav, on see, et kui te vaatate tomatit, kui ta kasvab siis nagu altpoolt üles, eks ole, siis nendes alumistes lehtedes tal tihtipeale ülemisi õhulõhesid ei ole ja ülemistes lehtedes muutub see jaotus võrdsemaks, siis ülemisi õhulõhesid on nagu järjest rohkem. Ehk siis tundub, et neil on ka sisse ehitatud mingi skeem, mis erinevatesse lehtedesse on programmeerinud tegema siis erineva arvu õhulõhesid ja see omakorda võib siis keskkonnast ka sõltuda. See tähendab seda, et siis nagu ülemine osa taimest toidab rohkem see kogu taime kui alumine. Sellepärast võibki tomatil võtta alumisi lehti poolest suvest ära. Soovitatakse. Ma ei tea, ma praegu vägivaldse järelduse teen sellest, et aga see on üks sükene tüüpilisi soovitusi tomati kasvatamisel, et kuskil poolest suvest natukene alumisi lehti lõigatakse ära ja siis lõpuks on see tipu ära murdmine, et lihtsalt nagu seda kasvu pidurdada ja saagikusse kogu energia panna. Aga see tõesti, et see kogu see toitmine käib sealt ülemisest, et kui minna nüüd kasvuhoonesse, vaadata tomatitaime, kui tal ikkagi ülemine osa taimest on ilus roheline, lehed lahti, siis järelikult on ikkagi kõik hästi ja kõik toimib nagu. Et alumised lehed võivad juba olla niisugused kolletuma hakata või natuke kuivema tunnustega või mingite probleemidega, et aga üldplaanis on taim ikkagi tunneb ennast hästi, et kui siit niisugust järeldust teha näiteks. Ja olen kuulnud, et vaata alumised lehed on need esimesed lehed, et siis need lihtsalt jäävad vanaks, on ju, ja siis aga millest, kas nad on siis, nad ei ole enam nagu fotosünteesi võimelised või mis juhtub, kui taimeleht vananeb, et kas see õhulõhede arv siis, kas nad ei ole enam nii funktsionaalsed või No tal ei ole üldse seal õhulõhesid, et ta nagu jaotab seda kogu taime suuruses. All ikka on, sest et eks ole alguses, kui ta kasvab, siis tal on käinud need lehed, mis tal on, eks ole. Aga ilmselt üks võimalik seletus võib tõesti olla see, et eks ole, kui ta alguses kasvab, need esimesed lehed on vegetatiivne staadium, ta veel ei tee vilju, siis tal võib-olla on vaja vähem seda fotosünteetilist võimekust. Hiljem, kui tal on vaja hakata vilju tegema, on võib-olla vaja rohkem, võib-olla sellepärast on siis rohkem õhulõhesid. Aga igal lehel on ka, nagu sa ütlesid, Lisette, on siis nagu eluiga, eks ole. Et mingil hetkel ta hakkab vananema ja see vananemine on lihtsalt nagu loomulik protsess, et see kõik protsessid lehes
nii-öelda kuluvad ära, aga muidugi taim ei raiska midagi, et üldiselt mida tehakse vananemise käigus on siis see, et see klorofüll ja kõik need kasulikud asjad, mis selles lehes on, et need transporditakse siis taimes edasi, et kasutada siis uute lehtede ülesehitamiseks ja vanad lehed siis lihtsalt tüüpiliselt ongi see, et nad siis nagu kolletuvad, eks ole, ja siis mingi hetk nad ei tööta siis enam sellest hetkest, kui seda klorofülli hakatakse sealt ära eemaldama. Ja tegelikult see vananemine ju kehtib nagu me ei räägi siin ainult köögiviljast, vaid ka ju kõikide teiste lehttaimede puhul, et see on nagu normaalne protsess, kui lehed lähevad kollaseks ja varisevad, et seda nagu minu töös tuleb hästi palju ette, et näiteks toataimedega küsitakse, et oi, ma ei tea, tule vaata mu toataime, et üks leht läks kollaseks. Et taimel on vist midagi viga, et siis ma alati nagu ka proovin kliente maha rahustada, et võib-olla et vaatad taimele peale, kui taim näeb terve välja, siis võib-olla see ongi normaalne, et mõni vanem leht lähebki kollaseks ja ongi vaja ära võtta sealt. Jah, täpselt, et meil on täpselt samamoodi, ütleme puukooli majanduses, et kus me kasvatame siis erinevaid taimi ja müüme neid, et siis me näeme ka nagu seda sama, et seda ehmatust või seda, et oi, et miks see oks kollaseks läks või edasi, et siis tihti ka on ikkagi see, et kui ostetakse taime, viiakse ta uude keskkonda, siis tegelikult ikkagi see keskkonnavahetus mõjutab taime, et uus mullastiku tingimus, ma ei tea, võib-olla isegi õhk, mis on seal, et kui ostetakse näiteks Tartust ja viiakse Tallinna lähedale mere äärde aeda näiteks, et juba taim ka reageerib sellele, et see õhk on teistsugune seal, et selline peab nagu, et ei maksa nagu heituda kohe, kui mõned lehed kollaseks lähevad või siis ütleme peale suve keskpaika hakkavadki vaikselt siin mõned taimed juba kolletuma, sest tegelikult nende elutsükkel selleks aastaks on nagu lõppenud juba. Et see on selline tavapärane normaalne protsess, millest ei maksa ennast väga nagu. Aga kas taim viskab leht, näiteks, et kui ongi ümber ma ostan istiku, istutan selle uude mulda, ta viskab lehed maha, kas see on mingit sorti siis taimel nagu kaitsemehhanism või et ta siis nagu hoiab kokku enda energiat või kuidas sellega on? See on üks võimalik variant ja teine võimalik variant on see, et kuna, eks ole, taim on ehitanud lehed üles mingis keskkonnas, mis siis vastavad selle keskkonna vajadusele, eks ole. Mis puudutab seda, kui suured need lehed on, kui palju neis on klorofülli, kui palju neis on õhulõhesid, kõik muud asjad, siis võib vabalt olla, et kui te panete selle taime teisse keskkonda, siis tegelikult need lehed ei ole enam sellised, mis talle tegelikult vaja oleks, et siis ta võib-olla pigem korjab sealt selle energia ära, eks ole, lagundab klorofülli ära, kogub selle mujale, et ehitada siis uued lehed, mis võib-olla sobivad uue keskkonnaga paremini. Nii et lehti maha visanud taime ei ole mõtet kohe ära visata siis, vaid oodata ja... No pigem jah, et eks see dilemma alati on inimestel, et kas ta on nüüd surnud või ta elab, et mis ma nüüd teen, eks ju, et see ehmatus on suur ja ruttu tahaks kohe vahetada välja ja uue taime jälle istutada ja et aga ikkagi pigem oodata, et kevadistel aegadel meie oleme alati soovitanud oodata vähemalt jaanipäevani, siis on üldjuhul aru saada, kas taim on hakanud kasvama, et mõni ikkagi võtab lihtsalt aega see kohanemine ja ta tavapärasest, et näiteks lihtne näide tuua, näiteks tammeistik, sul tammed juba hakkavad aias lehtima, mis on juba seal aastaid, 10 kasvanud, aga see uus istutatud istik ei hakka lehtima. No miks? Aga see ei tähenda, et see taim ei olegi eluvõimeline, vaid ta lihtsalt kohaneb, see võtab aega, ta hakkab juurduma kõigepealt ja lehtib natukene hiljem kui teised taimed samal ajal aias. Ja muidugi, mida ka veel võib soovitada, et kui osta taimed, ma ei tea, võib-olla isegi juba Hanna, sinu jutust lähtuvalt, et võib-olla peaks laskma tal natuke aklimatiseeruda seal, et ta kohaneb, et ta ootab, et selle istutusega nagu kohe ei kiirusta. Aga mida mina olen soovitanud, et peab nagu mõtlema, et kuhu see taim liigub, et puukoolides taimi kasvatatakse enamasti turbosubstraadil, mis on suhteliselt lihtne juurdumise substraat, eks ju, juurdumist soodustav. Ja nad on ikkagi väetamise ja pideva kastmise all, et kui nüüd uude keskkonda viia see taimed, siis ma olen soovitanud istutusauku kasutada sama substraati lisaks, et mitte kohe nagu olemasolevasse aiamulda otse istutada, vaid panna sinna istutus sisse kas aiamulda või turbamulda, et see kohanemine oleks lihtsam, et ta tunnetab seda sama mulda seal enda juurte ümber ja siis ka juba natukene uut mulda, et siis ei ole see stress nii suur, et olen märganud, et stress tekib sellest, et järsku ühest kasvukeskkonnast
lumaki teise kasvukeskkonda ja mis iganes ta siis selle peale võib teha, võib ka lehed maha visata, võib ka lõpetada kasvamise, võib võtta aega, et siis hakkab põdema rahvakeeli kasutades sellist väljendist. Taim põeb keskkonnavahetust. Anna, aga ma tahtsin veel sellist küsimust küsida, et nüüd siin me rääkisime, et ei ole mõtet kohe seda taime nurka visata, kui tal on lehed maha langenud. Et kas sina oskad seletada, et kust tuleb siis mis taime sees toimub, kui saabub nii-öelda päris surm? Et mismoodi käib taime elutegevuse lõppemine ja kas sest tihtilugu see ei ole ju see, et ta täpselt viskab kõik lehed maha, et ta ei ole surnud tegelikult, et kuidas kas siis mingi mahlavool lõpeb või kas sa seda oskad mõtestada? Ei no kui ta kõik lehed maha viskab, siis teoreetiliselt tal ei saa väga hästi enam toimuda ka siis, eks ole, igasugused nii transpiratsiooni kui mahlavood, sellepärast et kogu see protsess suuresti on selle õhulõhede kaudu väljuva vee kaudu siis nagu reguleeritud. Aga seni kuni rakud taime sees on veel elus, seni ta ei ole veel surnud, eks ole. Ja. Nii et seda ikkagi tasub, panen maha ja ootan, et kui mingit elumärki tuleb, siis ta varsti annab ilmselt aimu sellest. Nüüd meil oli siin üks teema ka, et miks siis, kui rääkida niisugusest pikemast põuaperioodist või ütleme siin Euroopa ägab tohutute põudade all, et kuidas siis on nende taimedega, et mõned peavad paremini põuale vastu ja mõned halvemini, et kas see nüüd taimegeneetika ja teie töös, et kas te siis aretate selliseid sorte, kes peavad põuale paremini vastu või liike lausa siis või et kuidas see, kui palju saaks teadustööga seda mõjutada? Teoreetiliselt saab päris palju ja sellega tegeletakse ka, sellepärast et põhiline suund taimeteaduses viimasel ongi siis see, et kuidas saavutada siis, millised tunnused on taimedele siis kasulikud selleks, et saada hakkama kliimamuutustega ja kuidas siis saavutada neid tunnuseid ka siis põllumajanduslikult olulistes liikides. Et sinna on väga-väga palju uurimistööd panustatud ja seal, eks ole, tekivadki need küsimused, et mis sobib ühte olusse, ei sobi teisse, eks ole. Et kui me räägime piirkonnast, kus kindlasti hakkavad põuad sagenema, näiteks Lõuna-Euroopas, eks ole, siis seal on väga-väga oluline siis saavutada selline sort, kes peaks just vastu sellele veepuudusele ja on näidatud, et sellele aitab kaasa näiteks see, kui taimed teevad vähem õhulõhesid ja väiksemaid õhulõhesid. Et see teeb nad siis paremini vastupidevaks. Aga kui me räägime siis oludest, kus ei ole mitte pidev põud, vaid lihtsalt hakkab olema hästi varieeruv, eks ole, et meil tuleb üks päev kuunorm vihma ja siis on 2 nädalat hästi soe, eks ole, siis need tunnused, mis sellistes oludes on head, ei pruugi olla samad. Mis tähendab siis seda, et minu teooria on olnud see, et see, mille suunas meil võib-olla oleks vaja aretada või kuhu me peaksime jõudma, oleks siis see, et kui ma vaatan õhulõhede vaatepunktist, mis on minu vaatepunkt, muidugi on väga paljud muud asjad, mis on tähtsad, kõik mis puudutab juuri ja kõiki muid asju. Aga minu vaatepunktist oleks oluline see, et taim oleks hästi paindlik. Et ta suudaks hästi kergesti reageerida sellelt, kui keskkond muutub, et need õhulõhed oleksid hästi reaktsioonivõimelised. Et õhulõhed läheksid kiiresti kinni, kui on vaja hoida vett kokku, samas avaneksid tõhusalt, kui vett on ja on võimalik fotosünteesida. Ja et taim oleks ka plastiline selles mõttes, et kui ta ehitab uue lehe, siis ta oskaks sinna teha õige arv õhulõhesid vastavalt sellele, mis on tema keskkond. Aga mina olen praktik, eks ja meie kasvatame taime, valime ka sorte, mis siis on potentsiaalikad ja nii edasi, et aga kuidas ta nüüd seal teadustöös kuidas see kõik ikkagi lõpuks kulmineerub siis selles heas sordis, et sa ütled ka praegu, et sina tegeled õhulõhedega ja keegi teine tegeleb surmaga, et siis te kuidagi siis teadustöö grupi tulemusena siis igaüks annab oma panuse sinna juurde ja siis lõpuks sünnib see sort, mis siis on, ütleme, sellistes klimaatilistest tingimustes ideaalne või hea ja mille te võite siis anda siis kas siis sordiaretajatele veel edasi arendamiseks või siis lausa tootjale, et on see protsess sellisel moel? No praegu Eestis ta on ikkagi pigem niimoodi, et sordiaretusega tegelevad aretajad, aga me üritame teha aretajatega koostööd siis alusteadlased ja uurijad, et see aretus saaks olla võib-olla targem, eks ole. Et kui me näiteks avastame, et mingi konkreetne geen mõjutab seda, kuidas lehes need õhulõhed on, eks ole, ja kui me näiteks suudame näidata ka seda, et selle geeni mõju sellel tunnusele on ka saagi jaoks oluline, siis aretajad saavad seda informatsiooni arvesse võtta, kui nad valivad sorti, nad valivad siis, eks ole, mingi taime, mis on muude tunnustaja poolest soodne ja siis kontrollivad ka näiteks selle geeni olemasolu, eks ole, mis võiks olla siis kasulik. Et üks variant on siis selline geneetilise info kasutamine aretuses, mida siis tegelikult praegu tehakse juba päris palju, aga teine asi, mis siis nüüd hakkab ilmselt saama rohkem jõudu juurde pärast siis seda kevadist Euroopa Komisjoni otsust, mis lubab siis uusi aretustehnikaid ka Euroopa Liidus paremini kasutada,
on siis see, et me saame kiirendada seda aretusprotsessi väga oluliselt sellega, et kui me näiteks selgitame välja, et mutatsioon konkreetses geenis teeb taimed põua taluvamaks, siis me saame võtta mingi sordi, mis muidu on juba väga hea, maitseb hästi ja annab hästi saaki, muidu on tore, aga põuale ei pea hästi vastu ja teha siis spetsiifilise mutatsiooni just selles ühes geenis, mis teeb siis selle juba teadaolevalt hea sordi põuale vastupidavamaks. Ikkagi tuleb, eks ole, teha sordivõrdluskatsed, vaadata, kas siis see uus saadud sort päriselt on nende omadustega, aga kui on, siis teoreetiliselt see peaks sordiaretust kiireldama aastaid. No vot jah, et ma alati mõtlengi, et selline koostöö, et sellest siis see tulem tuleks, et see on nagu väga tähtis, et siis ma saan aru, et Eestis siis nagu tomatisortidega on sellist teadustööd tehtud ja sellist, aga oskad mõne sordiga välja tuua, millega täpsemalt või keda on edasi aretatud või on? No ühesõnaga, ma ise ei ole täpselt selle aretusega olnud seotud, aga me oleme teinud koostööd Jõgeval tomati aretajatega, et Eestis on aretatud päris palju sorte ja nad on väga varieeruvad oma tunnustelt. Ja mida meie nägime oma katses, mis oli meie jaoks väga huvitav, oli see, et nende tomatisortide puhul, Eesti sortide puhul oli siis selge selline muster, et need sordid, kellel oli suhteliselt rohkem õhulõhesid lehe ülaküljel, andsid rohkem saaki, mis oli nagu isegi minu jaoks üllatav, sest tavaliselt sellised seosed väga lihtsasti ei tule välja sellistes nagu nii-öelda päriselu tingimustes, eks ole, et laboris, kui sul on kontrollitud tingimused, siis võib-olla näeb neid efekte, aga tihti siis ei näe, kui on väga palju mõjureid. Aga tomati puhul me juba mitmel aastal oleme siis seda näinud. Ja siis seda informatsiooni võiks potentsiaalselt kasutada selleks, eks ole, et kui me valime tomatit, kes meile maitseb hästi ja muidu on tore, sest tomati puhul ikkagi maitse on põhiline kriteerium, eks ole, et kui ta maitseb halvasti, siis ta võib anda palju saaki, aga keegi tahab teda ikkagi süüa. Aga et kui ta maitseb hästi, et kui meil on neid hästi maitsvaid variante mitu, mille hulgast me hakkame siis valima järgmist, eks ole, siis me võiksime ka vaadata seda, et kellel on siis see õhulõhede jaotus selline, mis võiks potentsiaalselt suunata teda andma rohkem saaki. See on hästi tore kuulda, et tõesti nende tomatidega katseid tehakse, sest ma võin öelda, et Eesti koduaiapidaja armastab väga Eesti sorte, et Malle ja Valve ja Vilma ja kõik need igasugused Eesti naiste nimed, et need on endal ikkagi põhilised sordid, mida nad valivad oma koduaeda, et kui sealt oleks veel edasiarendusi või uusi sorte tulemas, siis see on ainult tore, väga, väga vahva. Küll aga selle põua ja veekadu mõistes, siis meil on ju olemas, meil on ju kõrbetaimed, kellel on erinevad kohastumused nagu mingi see vahakiht ja karvad ja need okkad ja asjad, et kas näiteks neid teadmisi kuidagi, ma ei mõtle okkalist tomatit, aga näiteks et kas neid teadmisi te ka nagu kasutate, et võtate nagu arvesse, ma ei tea, kõrbetaimede kohastumusi ja siis kuidagi uurite nagu kõrvale neid ja proovite sealt mingeid järeldusi teha või? Konkreetselt seni pole teinud, aga iseenesest see on huvitav mõte. Mis on nagu kõrbetaimedel võib-olla nagu see põhiline kohastumus, mis võimaldab neil hästi palju vett kokku hoida, on see, et neil on täiesti erinev fotosünteesi tüüp, mis võimaldab neil teha seda, mida tavaliselt taimed ei saa teha, on see, et nad hoiavad terve päeva õhulõhesid kinni, aga teevad need öösel lahti. Et öösel nad teevad õhulõhed lahti, koguvad süsihappegaasi ära, salvestavad selle keemilisteks ühenditeks, panevad hommikuks õhulõhed kinni, kui läheb liiga palavaks ja veekadu oleks probleem, eks ole, ja siis päeval valguse käes fotosünteesivad, nad vabastavad seda süsihappegaasi oma nendest ühenditest, mis nad on vahepeal sünteesinud. Ehk siis selline nagu süsihappegaasi kogumine, et lahutamine siis selle nii-öelda veekaotuse ja süsihappegaasi ajaliselt, eks ole, on tegelikult see põhiline asi, mis aitab kõrbetaimedel hästi hakkama saada. Siis nemad käituvad just vastupidiselt. Et kui meie vöönditaimed on öösel panevad kinni oma õhulõhed, siis nemad teevad just öösel lahti oma õhulõhed. Aga kuidas nad öösel fotosünteesivad, kui ei ole valgust? Nad päeval fotosünteesivad. Nad suudavadki lahutada selle fotosünteesi ja süsihappegaasi omastamise ajaliselt. Ehk siis nad omastavad süsihappegaasi niimoodi, et neil on 3 süsilikulised molekulid, mille külge seotakse süsihappegaas 4 süsilikulisse vaheühendisse. Seda nad koguvad endale kusagile raku mahutitesse põhimõtteliselt ja siis, kui tuleb valgus, nad hakkavad seda sealt uuesti vabastama ja fotosüntees saab toimuda ilma, et oleks vaja õhulõhed lahti hoida, et süsihappegaas tuleks õhust, vaid see süsihappegaas on nii-öelda salvestatud ja siis ta võetakse sealt nii-öelda laost välja põhimõtteliselt. Aga meie taimedel siis lihtsalt ei ole neid mahuteid, on ju? Nii öelda. Neil ei ole sellist süsteemi. Salvestussüsteemi, on ju? Ja sellega ongi nagu see asi, et muidu võiks arvata, et miks siis kõigil nii ei ole jumala äge süsteem ju. Aga selle süsteemiga on jälle see asi, et eks ole, selle süsteemi ülalpidamine nõuab, et taim toodaks spetsiifilisi valke ensüüme, mis on taime jaoks kõik kulukas, eks ole. See tasub ära oludes, kus sa kasvad kõrbes, siis on sinu ainus viis ellu jääda ja muidu ei saa. Aga kui sa kasvad oludes, kus siiski nii dramaatiline see keskkond ei ole, siis see jällegi on nagu kulukas ja siis ei ole mõtet sellist süsteemi nagu pidada.
väga põnev, aga ma olen kuulnud ka sellist asja või näinud mingit filmi, et kuskil selleks, et basiilikut, et taimi vahepeal nagu on hea kiusata või panna nad nagu rasketesse tingimustesse, et kui sa tahad eriti madalat basiilikut, siis sõida mingi harjadega tal lehtedest üle ja siis ta kasvatab kuidagi eriti nagu maitsva lehe, et kas ja siis on mingid, et panegi vahepeal on hea, kui taim kuivab natukene aega, et siis ta on nagu tugevam või et pane ta tormituule kätte, Eesti taimi ka ju soovitatakse nii-öelda karastada ja et kas mis sa sellest nagu valdkonnast arvad, et kas vahepeal tasuks nii-öelda taimi panna rasketesse tingimustesse meelega? No igatahes mitte poputada neid kogu aeg. Jah, sellel on kindlasti nagu teaduslik põhi, eks ole, sellepärast, et kui taim kogeb mingil määral stressi, siis kuna üldiselt taimedel, nad ei saa, eks ole, valida, nad kasvavad kuskil, nad ei saa minema jalutada, nad peavad olema valmis kõigeks, mida loodus enda kaela viskab, mis tähendab seda, et neil on tegelikult väga palju tajumise võimeid ja kohanemisvõimeid, et kuidas siis nagu hakkama saada, et kui tuleb mingi stress, siis taim suudab kohaneda, et sellega mingil määral hakkama saada. Ja kui sa siis oma taimele paned nagu sellist nii-öelda leebet stressi, mitte sellist, et tal, eks ole, päris halb hakkaks, aga nii, et tal natuke ebamugav, siis see tegelikult aktiveerib need tema sisemised kaitsesüsteemid ja see võib tõesti teha ta tugevamaks ja stressi taluvamaks. Nüüd, kas see tingimata tähendab, et ta sulle paremat saaki annab, ma ei ole kindel, sellepärast et taimedes on olemas selline nagu, et kõike head korraga ei saa, eks ole, et meil on nagu lõiv suhe selle vahel, et stressi taluvus või haiguskindlus ja siis nagu siis kasv või saagi tootmine. Ja kuna ressursid on ikkagi piiratud, eks ole, siis sisuliselt toimub nende kahe raja vahel nende vahetamine. Ja kui hoida taime kogu aeg soodsates oludes, siis ta saab sisuliselt kõik investeerida kasvu, aga nii, kui tuleb mingi ebamugav ootamatu stress, eks ole, siis ta võib ka suuresti kahjustuda sellest. Kui anda talle siis pidevat seda väikest stimulatsiooni, et stressifaktorit, eks ole, siis ta saab sellega paremini hakkama, aga osa energiast läheb sellega hakkama saamisele ja siis nende kaitsesüsteemide nii-öelda käigus hoidmisele ja selle võrra ta ilmselt nagu kvantitatiivselt ei pruugi anda sama palju saaki. Aga jällegi, kui reaalsed elutingimused võivadki olla ebamugavad, siis see võib pigem olla ikkagi kasulik, sellepärast et võib-olla siis see poputatud taim ei saaks selles olukorras ikkagi hakkama. Nii et poputatud taim ei pruugi üldse anda head saaki, ma saan aru, nagu saagi mõistes, et see... No jah, selles mõttes, et meie kogemus näitab ka seda, et näiteks üleväetatud suvilill ei hakka õitsema. Ta lihtsalt kasvatab lehti ja varsi ja ta ei hakka õitsema või siis üleväetatud taimed on haigustele vastuvõtlikumad hoopiski, kuigi võiks arvata, et ma olen teda väga hästi toitnud, tal võiks kõik hästi olla, aga vaatamata sellele hoopis teatud haigused just ründavad selliseid üleväetatud taime, sest nad on tegelikult nõrgestatud, nii et ikkagi see kerge karastus või ütleme selline optimaalne toitainet on nagu tähtis hoida seda tasakaalu. Nii nagu elus kõiges, et ka laps peab saama natukene ikkagi kuskilt vastu näppe ja natukene mõtlema, kuidas hakkama saada, et kui tal on kõik see tee sillutatud, siis ühel hetkel on tegelikult järsku mingi kollaps ja ei saagi oma eluga hakkama, üllatus, et nii on ka taimedel, et ja üldse inimestel koduaias, kui nad taimedega tegelevad, et nad peavad hakkama ikkagi, sa pead nagu kogu aeg seda keskkonda vaatama, et alustades ilmast ja siis üldiselt nagu selle taime, et kuidas ta kasvab, mis seal ümber toimub, palju meil vihma sajab, nii edasi, meie puutume iga päev kokku selliste asjadega, et inimesed tahavad nagu saada hästi konkreetseid retsepte. Kui ma nüüd selle taime endale ostan ja koju viin, kui palju ma teda kastan, palju ma teda väetan, et see kõik oleks nagu täpselt paigas. Aga taimekasvatus ei ole niisugune, et ta on pigem ikkagi selline tunnetusküsimus ja sa pead hästi palju suutma tõlgendada, et miks see taim niimoodi käitub, mis olid need põhjused, eks ju. Ja siis sealt teha nagu neid otsuseid edasi, et nagu teadustöös sa kogu aeg sellega praktiliselt tegeledki, et vaatad, et miks ta niimoodi tegi, miks ta niimoodi ja tõlgendad seda siis, eks ju, et inimene peab koduaias ka suutma nagu tõlgendada, et mis need probleemid võivad siis olla, eks ju. Aga minul on näiteks siuke ka praktiline küsimus, et me rääkisime siin nendest temperatuuridest ja minul, et kas oskad öelda, et mis on need nagu siuke keskmine siis nagu hea tingimus taime kasvuks, sest mina olen tähele pannud, et tegelikult ma ei ole tähele pannud, ma tean ka seda, et kuskilt lõppeb ära fotosünteesi aktiivsus mingist temperatuurist ja ma näen oma viinamarja majas seda kasvuhoonetes, et nad lähevad nagu, ei ole üldse see, et taim tahab ainult sooja, vaid kuskil on see, kui on ikkagi väga suur kuumaperiood, siis kasv pidurdub. Et kas sa oskad seal natukene seda teemat mõtestada, et mis see optimaalne võiks taimede jaoks olla?
No see optimaalne on alati kindlasti sõltub konkreetsest taimeliigist ka ja mõnikord isegi võib sordist sõltuda. Aga jah, liigne kuumus kindlasti on halb just nagu selle samal põhjusel, eks ole, et see lehe jahutamine mingil hetkel muutub probleemiks ja kõik fotosüntees ja kõiki selliseid asju käigus hoida. Selleks, et valgud saaksid olla efektiivsed ja toimida, lehetemperatuur ikka väga üle 40 kraadi ei tohiks minna. Muidu on nagu jama. Et ja üldiselt on ka nii, et isegi kui õhutemperatuur läheb 40 kanti, siis see tingimata ei ole veel probleem. Seni kui leht suudab ennast jahutada, kui vesi ei piira, siis eks ole, õhulõhede kaudu on lehetemperatuuri võimalik hoida päris palju madalamal, aga mingil hetkel see enam nagu ei ole võimalik. Et ma pigem ütleks, et see absoluutselt nagu sõltub väga-väga palju taimeliigist, aga et pigem nagu siis kuskil, ma ei tea, 25 pluss-miinus sõltuvalt oludest. Et siis võiks taimel mõnus olla? Jah. Okei. Jah, kasvuhoonetes on see on väga hea teada, et Ja, et kes kasvuhoone tingimustes kasvatab taimi, siis tegelikult soovitataksegi jälgida seda temperatuuri. Tänapäeval juba lähevad kõik luugid lahti, eks ju, vastavalt temperatuurid, aga ka kodus ka täpselt samamoodi, et isegi soovitatakse panna ka kodus kasvuhoonesse temperatuuri mõõdik, et sa saaksid nagu aimdust, et kui kuumaks seal läheb, et millal nagu seda jahutust teha seal, et selline 25 kraadi siis. Ega ideaalne, aga mis on siis ütleme, siuke madalaim, siis oleks siis päris nagu 0 siis, aga 5 kraadi või alla 5, 5, ütleme 5 hakkab, siis hakkab nagu elutegevus, 5 keskmine päeva, keskmine temperatuur meie siin tingimustes on see, mis nagu alustab elutegevust, et kõik, mis sellest allapoole läheb, siis hakkab see vaikselt nagu kustuma. Nii, aga kliimast, kui edasi siit rääkida, et kõik räägivad kliimamuutustest, et aktuaalne teema igal pool, et kas sellised kliimamuutused, kas on ka ohtu, et näiteks mingisugused taimed läbi selle jäävad varsti meil unustusse, ei kasvatatagi enam? Ma ei tea, kartulit näiteks. No ma arvan, et kartul vast nii pea veel ei kao ära, aga kindlasti me võime oodata seda, et need kultuurid, mida me kasvatame ja nagu võib-olla see osakaal, et kui palju me mida kasvatame, võib muutuda. Et Eesti mõistes võib-olla isegi läheb mingil määral elu huvitavamaks, sest et me võib-olla saame kasvatada asju, mida seni meie laiuskraadil väga ei saanud kasvatada, eks ole. Et ma tean näiteks, et teadlased nii Maaülikoolis kui Maaelu Teadmuskeskuses katsetavad igasuguseid huvitavaid kultuure nagu bataat ja sorgo ja igasugused huvitavad taimed, eks ole. Aga kindlasti see tähendab seda, et ma arvan, et need põhikultuurid ei muutu, eks ole, et tõenäoliselt nisu ja otra me kasvatame edasi, aga pigem võib muutuda see, et missugust nisu ja otra sorti me täpselt siis kasvatame. Et sellega seoses, kui tingimused muutuvad. Ja mis näiteks on Eestis tundub ka, et võib-olla hakkab muutuma on see, et eks ole, meil on näiteks nagu suviviljad ja taliviljad, et seoses just nagu sagedasemate kevadiste põudadega võib-olla just nende taliviljade kasvatamine on tegelikult nagu kasulikum kui suviviljade puhul, et nad suudavad seda kevadist varast niiskust nagu paremini ära kasutada. Aga mõni kultuur, kas on mingid ohukultuurid ka kuskil, kui sa loed teadusartikleid, oled kursis selle teemaga, kas on nagu mingid taimekultuurid, mis on nagu tõsises väljasuremise ohus sellepärast, et maailmas on kliimakriis, me ei räägi nagu konkreetselt Eestist, aga mujal maailmas? Troopilistes piirkondades ikka on sellised liigid, keda see kliimamuutus eriti ohustab, et näiteks, mis tegelikult ka mõjutab meid, kuigi see on väga kaugel, see otsene tootmine on kakao. Et kakao on väga-väga vastuvõtlik ja selle nii-öelda kakao kliimakindlamaks tegemine on väga suur teadusharu põhimõtteliselt. Ja eks neid on veel ja igasugused võib-olla siuksed nagu troopilisemad liigid. Väga huvitav. Huvitaval ajal. Elame huvitaval ajal. Ma ei tea, kas kakao muidugi võiks siiapoole liikuda. Et aga jah, selles mõttes, et maailm muutub et ega siis tavalises koduajas on siin ju ka meil ju olete ju kuulnud, et juba kasvatatakse virsikupuid ja aprikoosipuid ja saadakse saaki, et seal on ka muidugi see taandub sortidele, et need on ikkagi siit lähipiirkondades siis Valgevenes, Ukrainas siis aretatud sortid kunagi, mis siis siin hästi hakkama saavad, aga ei imesta, kui Euroopa poolsemad sordid hakkavad vaikselt liikuma ka siia poole, et nad saavad siin hästi hakkama ja maitseomadused on väga head, sest tihti need puuviljakultuurid tahavad saada natukene jahedamat kliimat, et seda hästi need suhkrut siis sinna viljadesse koguneksid ja seda suhkrustumist, sest et siis on need nagu intensiivsemad need maitsed, et jah, need sordid on küll huvitav, kui need tuleksid siia poole, mis peavad vastu siin meie kliimas siis.
aga kusjuures mina uurisin seda viinamarjaga seoses, kui ma lõputööd kirjutasin, et jumala suur probleem on selles, et need klassikalised viinamarjamaad, et seal on liiga palav ja see mari küpseb liiga kiiresti ära ja tal ei teki seda järelküpsemise, kus hakkavad erinevad siis nii-öelda kasulikud ühendid siis tekkima, et kuna seda ei ole, siis see mari nagu kogub oma suhkru ära ja prõksatab pooleks, et ta ei jaksa rohkem, et selle kuumuse tõttu ja nagu tänu sellele on oodata võib-olla, et riisling ei olegi varsti enam riislingu maitsega. Ja viinamarja kasvatus hakkab nihkuma üha enam Lõuna-Euroopast siia põhja poole, et siin põhja pool ka Eestis tehakse hästi palju tööd sellega, et arendatakse viinamarja istandusi, kas just sorte, seda ma ausalt öeldes ei tea, et siin meie klimaatisi sorte, aga just, et istandusi, et just selle tõttu, et on paremad maitseomadused ja tuleb selline kvaliteetsem vein. Pikk sügis, aeglane küpsemine on see võtmesõna sellel. Kuule, aga veel ma tahtsin sellest õhulõhede kohta veel küsida, et kui me siin, nii huvitav teema, et lihtsalt ei saa, et kas sa rääkisid, et õhulõhede kaudu siis see vesi aurustub, juurte kaudu võetakse vett ja toitaineid järjest juurde, et aga kuidas on siis näiteks saastega või räägime kõigepealt saastest, siis räägime väetamisest, et kas ta siis võtab õhulõhede kaudu näiteks heitgaas ja selliseid asju või muid saasteaineid, mida inimene õhku paiskab, et kas see ka mõjutab kuidagi õhulõhesid või kas nad saavad ära ummistuda näiteks? Nad otseselt ei ummistu, aga õhulõhedel on ka kaitsefunktsioon selles mõttes, et õhulõhede kaudu saavad sisse kõik asjad, mis saavad gaasiliselt difundeerida, erinevad saasteained, näiteks osoon, mis kahjustab lehti päris palju. Aga lisaks ka erinevad haigustekitajad lähevad õhulõhede kaudu sisse, sest üldiselt taime haigustekitajad on valdavalt sellised nagu oportunistlikud, et nad ei ole võimelised taime nakatama, kui taimel ei ole kas mingit haava või siis õhulõhede kaudu, sest õhulõhe on siis selline nagu loomulik kava, mille kaudu nad saavad sisse. Mis tähendab seda, et taimedel on tegelikult arenenud välja süsteemid, mis võimaldavad neil õhulõhesid kinni panna nii saasteainete mõjul, kui siis ka näiteks vastusena erinevatele patogeenidele, mis tulevad lehepinnale. Aga kas seda oleks võimalik ka siis teadustööna näiteks üheks teemana, et kuidas, et kui hakkab jahukaste ründama, siis ta paneb selle õhulõhe kinni ja ei lase teda enda siis sinna lehe kudeda sisse või mingeid viirushaiguseid, näiteks siin on ohtlik taimekahjustaja, on bakterpõletik nendel roosujälistel, siis viljapuudel, eks ju, et kas see oleks nagu näiteks ka võimalik sellisel moel arendada? No teoreetselt oleks võimalik arendada näiteks sellist sorti, kellel on siis õhulõhesid vähem, eks ole, tal on potentsiaalselt neid sisenemiskohti siis vähem. Ja kui ta ei kasva oludes, kus ta, ühesõnaga, et see ühtlasi võiks olla kasulik ka nagu põuakindluse jaoks. Aga muidugi see võib mõjutada siis seda, et mingil määral see taim võib anda potentsiaalselt vähem saaki, sest tal süsihappegaasi omastamise potentsiaal oleks ka madalam. Aga on oluline märkida, et need eriti edukad haigustekitajad on paraku sellised, kes on tavaliselt evolutsiooni käigus omandanud sellised võimed, mis võimaldavad neil taime sisse saada ka mitte läbi õhulõhede. Et nad on näiteks arendanud välja sellised ensüümid, mis siis taime selle vahakihi ära närivad, ära lagundavad ja siis nad saavad ikkagi rakkuda sisse. Et need eriti edukad haigustekitajad, näiteks nagu kartulilehemädanik, kes nagu, eks ole, kui ta tuleb, siis on kõik väga kiiresti. Et neil tavaliselt on arenenud väga head süsteemid siis sellest taimekaitsebarjäärist nagu läbitungimiseks. Selge. Siis on ikkagi peab inimfaktor sinna juurde tulema, kes siis nagu kas siis kasutab taimekaitsevahendeid või siis ühesõnaga mingisugused muud meetodid. Aga tahtsin veel seda õhulõhede ja väetamise seost ka küsida, et kas siis lehekaudne väetamine ongi nagu väetamine läbi õhulõhede või? See on hästi hea küsimus. Me oleme tahtnud ka midagi sellist nagu uurida, et kas ja kuidas need leheväetised siis nagu lehte saavad ja kuidas see täpselt toimib. Ma tegelikult nagu päris täpselt vastust ei oska anda, aga ma ise arvaksin, et kõige lihtsam tee neil sinna lehte sisse on ikkagi läbi õhulõhede, mis muidugi ei välista, et kui kasutada mingisugust nii-öelda kaasainet, mis siis on võimeline aitama siis natuke ka võib-olla lagundada seda vahakihti, siis ta võib saada mingil määral ka muud teed pidi, aga tõenäoliselt õhulõhe on kõige väiksem barjäär, nagu kõige lihtsam. Ilmselt küll, sest et taimekasvatuses pealt väetamist või lehekaudu väetamist kasutatakse, kui on väga kiiresti tulemust vaja saada, et see annab nagu kõige kiirema tulemuse, et kõik, mis on juure kaudu väetamine, võtab nagu kauem aega, et ilmselt ikkagi, aga mis on siis tähtis, on see, et millal sa teed seda.
on ju, seda pealtväetamist. Et siis ikkagi nagu arvestada ka seda, et see õhulõhe oleks avatud, et sellisel ajal siis teed seda, et seda ei ole mõtet teha öösel. Aga kui näiteks mulla, nüüd räägime nagu mulla kaudu väetamisest või kas siis taim nagu juurte kaudu tõmbab mullast nagu sisse kõike, mis ma talle sinna iganes nagu vedelal kujul peale viskan või et ja sest ma saan aru, et lehed õhulõhede kaudu ta imab sealt juurest ülesse selle, aga et kuidas ta selekteerib seda, mida ta võtab või et näiteks üleväetamine on teema, et kuidas siis see juhtub, et kas ta siis tõmbab selle lihtsalt kõik sisse valimatult või? No põhimõtteliselt on niimoodi, et taimedel on juurtes erinevad transporterid, erinevad tüüpi joonide jaoks, eks ole, selle väetises on soolajoonid ja siis need transporterite kaudu saavad nad taime sisse. Mingil määral nad on passiivsed ja mingil määral nad on aktiivsed, ehk siis mingil määral taim saab kontrollida, mida ta võtab, aga mõningal juhul see käib lihtsalt gradiendi põhjal, eks ole, et kui taimes on vähem ja mullas on rohkem, siis ikkagi võetakse sisse. See on okei, see on see ju ka, et ikkagi väetada, et mitte siis jätta potti kuivale, on ju, et sul peab olema ka seda lahjendust, nii-öelda, et see keskkond, kui ma panen hästi palju väetist, siis ja see keskkond saab kuivaks, siis ta nagu imeb sealt veel rohkem seda või võtab sealt veel kõike, mis vähegi võtta on, kui ta on niiske, siis tal on nagu see lahjendusprotsent suurem, on ju. Aga on ju teatud taimed, kellel on suurem võime siduda õhulämmastikku. Eks need, kellel on seal need juurebakterid ja juuremügarikud, et nendel omakorda, et huvitav, kuidas nende see süsteem nagu seoses need mügarbakterid juurtel nagu hakkavad tööle selleks, et õhulämmastikku siduda rohkem, liblikõielised näiteks, hernes, uba, kui lihtsalt niimoodi öelda, et kas siin äkki kuidagi ka seda toimemehhanismi kuidagi seletada natuke, et kuidas see käib, sest et on neid taime ja neid väga hinnatakse ju. Jah, selles mõttes, et selle nii-öelda lämmastiku fikseerimise viivad selle ellu ikkagi mitte need taimed, vaid eks ole need sümbioosis olevad bakterid. Ehk siis neid baktereid on vaja, teoorias neid taimi saab kasvatada ka ilma, eks ole, siis nad lihtsalt peavad oma lämmastikku sama mujalt. Aga kui neid kasvatada siis sümbioosis või kui neil on mullas looduslikult olemas need mügarbakterid, siis kuna mügarbakterid on need, kes on võimelised fikseerima seda õhulämmastikku, siis see annab nagu selle lisalämmastiku sellele taimele ka. Aga see lämmastik tuleb läbi õhulõheda ju? Selles mõttes, et ta tuleb ikkagi nagu sinna bakteritesse, ma arvan, et see saab mingil määral tulla ka nagu mulla kaudu, et taime kaudu see kindlasti ei käi, aga nagu juure ja lehe vahel kindlasti on väga palju erinevaid kommunikatsioone, aga mitte nagu selles osas. Selge, see ei olegi õhulõhedega siis seotud. Aga kas olete uurinud või kas on uuritud sellist asja, et täpselt kas näiteks taimed, millel on mügarbakterid, neil on siis vähem õhulõhesid või? See on väga põnev küsimus. Me ei ole uurinud, aga me tahaks midagi sarnast just teha just nimelt sellepärast, et me oleme lihtsalt huvi pärast vaadanud mõndasid Eesti looduslikke liike just sellepärast, et kaardistada ja saada aru mingitest anomaaliatest selles õhulõhede paigutuses. Et näiteks on olemas mõned liigid, kellel on õhulõhed ainult lehe ülaküljel. Ja need ei ole ainult veetaimed, kus see tundub nagu loogiline, sest et altpoolt ei saagi midagi juhtuda, vaid mõned kõrrelised ka, näiteks metsas kasvab metskastik. Tal on õhulõhed ainult lehe ülaküljel. Ja siis on väga huvitav selline nagu looduslik varieeruvus, et mitmed erinevad siis hiireherned ja seaherned ja kõik need looduslikud liblikõielised, eks ole. Et nii palju, kui me oleme neid vaadanud, tundub, et seal on nagu väga suur variatsioon selles, kuidas need õhulõhed on paigutatud. Nii et nüüd me tahame siis nagu natuke uurida seda, et kuidas see erinev õhulõhede paigutus mõjutab ka näiteks nende fotosünteesi võimet ja muid selliseid asju. Ja siis selle käigus me võib-olla siis saame ka seda näha, et kas me näeme mingeid erinevusi, eks ole. Et kui neid kasvatada näiteks mügarbakteritega koos või ilma, eks ole, kuidas muutuvad lehemustrid sellest, mis kõik toimub, sest et üldiselt ma arvan, et seal kindlasti peab olema kommunikatsioon juurte ja lehtede vahel. Selles osas, kui palju on mingites oludes mõistlik teha õhulõhesid. Väga huvitav, aga kuidas sa hindad, kuna meil hakkab siin vaikselt saateaeg otsa saama, siis kuidas sa hindad nagu taimeteaduse hetkeseisu Eestis näiteks, et kas teid on palju või inimesi, keda see huvitab ja kas antakse sellele rahastusi näiteks kergekäeliselt või kergelt siis, et kuidas seal on olukord?
no ütleme nii, et kui üldse rääkida Eestis teadusrahastusest, siis üldse Eestis kohalikult teadusrahastust saada on väga-väga raske, sest see on lihtsalt väga-väga konkurentsitihe, sest Eestis on väga palju häid teadlasi. Aga kui me räägime nüüd taimebioloogide hetkeseisust, siis hetkel ma arvan, võib öelda küll, et on väga hästi, sest meil on tugevad taimebioloogia teadusrühmad nagu kõigis Eesti ülikoolides ja Maaelu Teadmuskeskuses. Palju on nagu välisrahastust, erinevad Euroopa grandid, mis on siis nagu suhteliselt suure mahuga, mis siis võimaldavad teha päris palju tööd, eks ole. Et ma hetkel ütleksin, et on hästi, aga ma ütleksin ka teadusrahastuse puhul see tihti on nagu väga laineline olukord, eks ole, et praegu on hästi, et keegi ei tea, mis 5 aasta pärast toimub. Aga mis ma arvan, et on hästi hea, on see, et Eesti taimeteadlastel on nagu selline suhteliselt tugev võrgustik ja Eesti on piisavalt väike, et hästi lihtne on teha koostööd, et näiteks meie oleme väga lihtsalt saanud just Maaelu Teadmuskeskuses erinevate sordiaretajatega, teadlastega saanud teha koostööd, mis ma arvan, et mõnes suuremas riigis oleks see nagu palju keerulisem nagu neid võimalusi üldse luua, aga kuna Jõgeva ja Tartu on lihtsalt nii lähedal üksteisele, tegelikult on väga lihtne ühiseid katseid planeerida, siis ma arvan, see on tegelikult suur eelis Eesti jaoks, kus me saame siis seda oma väiksust ära kasutada selleks, et nagu tõhusalt teha seda koostööd ja uurimistööd. See on väga huvitav nüanss nagu, et tegelikult see on jah, et meil saab ju see nii-öelda praktik ja teadlane saavad palju nagu lihtsamalt koos maha istuda kui kuskil väga suures riigis ja ilmselt see ka bürokraatlik protsess on, okei, seda on nagu kindlasti palju, et mingit koostööprojekte teha, aga niimoodi, et saame kokku, räägime, on tõenäoliselt kergem kui kuskil USAs seda planeerida. No ilmselt küll ja tegelikult on hea meel kuulda, et seda soositakse ja minu meelest on Jõgeval ju fantastiline kasvuhoone nüüdsest ka, kus kõike on võimalik katsetada ja seal toimetada, et see on nagu suur võit, et niisuguses väikses riigis, et meil on olemas selline koht ja tegelikult ju aiandus on väga populaarne viimase 5-6 aasta jooksul ja see ei ole ainult Eestis, vaid üle maailma, et inimesed tahavad kasvatada taimi, tahavad kasvatada ise toitu endale, et sellest lähtuvalt ma loodan, et ikkagi see populaarsus ka teadlaste hulgas jätkuvalt on kõrge ja seda soositakse siis ka edaspidi, et see on tegelikult ju oluline. Just. Täpselt. Aga paraku hakkab meie saateaeg siin otsa saama. Hanna, väga suur aitäh sulle, et sa tulid ja avasid meile natukene seda maailma, mis siis taimede sees toimub, mis toimub seal mikroskoopilises maailmas. Ja teadlased on ikkagi 5-10-15 aastat meid eespool alati oma mõttemaailmaga ja tegevustega. Ja siis mina lähen nüüd Juhani puukooli ja ostan endale taimed, sest istutades oled sa õnnelik. Muidugi ja jälgige õhulõhesid ning ärge närtsige. Aitäh! Aitäh! Aitäh!